Ja tänane veebiseminar siis räägib minapildist ja minapilt ongi tegelikult see, mis tihtipeale saab takistuseks kas eesmärkide seadmisel, eesmärkidega töös, iseenda arengus, kõiges selles pooles. Ja kui ma olen teinud väga palju selliseid enesejuhtimise koolitusi just praegu siin sellisel COVID-i perioodil erinevatele ettevõtetele ja isiksusele väikestele gruppidele, siis minu tähelepanek ongi see, et justkui see sisekõne, kuidas me iseendaga räägime, missugused uskumused meie sees on, need on tihtipeale suureks takistuseks. Ja tegelikult iga minu koolitus või iga tegemine ühelt poolt on alati kuidagi mul selle minapildiga väga seotud. Ja see mõte ongi, et kuidas seda minapilti nüüd tegelikult siis paremini häkkida. Ja ma ei tahtnud sellest teemast üldse üksi rääkida, vaid kutsusin endaga kaasa seekord rääkima sellel teemal Kai Oja, kes on siis nii-öelda nagu ühelt poolt edukoolitaja ja sellel teemal väga palju ka sõna võtnud ja oskab seda teemat väga kenasti kõigi meie jaoks täna avada. Ja mina saan olla selline mõnus kuulaja ja ühelt poolt küsija. Ja minu palve on teile ka, et olge hästi aktiivsed, küsima, kirjutama chatti. Pärast lõpus teeme ka selline avatud mikrofoni vooru. Nii et igaüks saaks siis natuke ka oma küsimustele vastuseid. Aga tõesti, minapildist saavad kõik asjad alguse või vastupidi jäävad sinna kuidagi moodi kinni. Aga tere, Kai! Kas sa oled kuuldel? Tere, Signe, olen kuuldel. Ma teen korra niimoodi, et ma olen ilma pildita ja vaatame korra, mis tunne on inimestel kuulata mind. Mul tekkis see mõte äkitsi, et siin on praegu 93 inimest vaatamas ja ma näen, ma ei tea, kas 10 inimest on kaameraga või mitte. Et kui mõnus on sul kuulata vestlust või osaleda vestluses, kus sa inimest ei näe. Nii et ma võin ka Signele seda rääkida, kes mul siin on kaameratega, mõned inimesed neile. Aga kui sa oled selle otsuse teinud, et sa tuled täna siia webinarile, siis võta see 1 tund, nüüd on veel vähem kui tund ja ole pühendunud, sest mingil põhjusel sa siin oled ja ükskõik kui ebamugav sul on see kaamera sisse lülitada. Palun tee seda. Ma enam ei piina sind, tegelikult ma olen siin samas, aga tegelikult on see ka üks minapildi osa, et mida ma märkasin eelmisel kevadel, kui ma tegin lastele kriipsujuku webinari, oli see, et teismelised, ütleme seal 5., 6. klass, 4. klass juba ka ei julgenud kaameraga olla. Lasteaialapsed ja 1., 2. klass, algklassid enamjaolt, nad ei suutnud vahel mind kuulates, nad hakkasid ennast imetlema seal kaameras, vaatasid ja tegid nägusi ja neil oli hästi tore seal. Ja juba 5. klass olid häbenesid, mõni ka 4. klass, oleneb kui vanad, siis ma arvan, et meie oleme siin kõik täiskasvanud ja sa suudad tõesti tegelikult ennast vaadata. Et me räägime sellest, kust see siis tuleb, et miks see niimoodi on, et me ei suuda nagu iseennast vaadata. Aga aitäh, Signe, kutsumast. Ja, ma just tahtsin sulle öelda, et ole hea, tee pisike tutvustus iseenda kohta ka, et siis on alati hea, kui saad ise autentselt rääkida. Ja, et ma näen siin ka palju tuttavaid nägusid ja loomulikult ütlen, et alati ei ole kaamera võimalik, osadel ei ole kaamerat, osad on võib-olla tõesti liikumises, aga ma tean, et enamjaolt inimesed ikkagi istuvad ja saavad kuulata. Et need, kes tõesti ei saa ära, siis võtta isiklikult, aga ma natukene raputan seda, et sul on tegelikult okei olla siin kaameraga. Aga mina olen siis Viljandis, ma olen 41-aastane, olen 3 poja ema ja olen, kuidas ma siis enda kohta ütlen, eduõpetuste juhendaja, aga võib öelda, et ka enesearengu treener või enesearengu õpetuste juhendaja. Ja mina juhendan sellise vägeva mehe nagu Bob Proctor, üks kindlasti maailma tippklassi kuuluvate eduõpetajate ja inimpotentsiaali esiletooja õpetusi, milleks leiutada jalgratast, kui see on juba olemas ja toimib. Tema õpetuste järgi on saanud tuhanded inimesed abi, viinud oma elu järgmisele tasemele ja tõesti hakanud elama enda potentsiaali järgi. Ja mis ma siis enda kohta veel räägin natukene, et olen olnud selline tagasihoidlik,
väike tüdruk kunagi, kes otsustas, et hakkaks ka inimestega suhtlema, nagu minu õde teeb. See oli üks minapildi osa, mis ma muutsin alateadlikult, võib öelda. Sain suure raputuse 16-aastaselt, kui läksin aastaks Rootsi õppima, sest järsku kodust välja, kus on 4-lapselisest perest olen pärit, on nagu mingi rahvas kogu aeg ja lähed kuskile Rootsi, ühtegi sõna aru ei saa. Kusjuures oli mul hull unistus minna ja kui raske see oli, et järsku hakata ise otsustama, järsku saada aru, et ahaa, et minu otsused ka loevad ja et kes ma üldse olen ja mida ma tahan, siis on kõik see areng nagu sealt, ma arvan, saanud niimoodi alguse. Ja ma olen üks nendest naistest, ma võin öelda, et täitsa tavaline koduperenaine, samas kes meist on tavaline, eks kõik on erilised. Aga et selles mõistes tavaline, et ma ei ole sündinud kuldlusikas suus, et olen pidanud alati ise mingeid asju ikkagi tegema, et kuskile jõuda. Aga ma ei ole ka pärit sellisest kuskilt vägivaldsest või mingist hästi suurest jamast lapsepõlves. Et olen selline lilleline lapsepõlv on olnud, aga ma alati tundsin, et midagi on elus siin veel. Et see, et ma käin 8-5 tööl, jah, laste saamine oli mul hästi suur unistus, oma kodu palkmaja, mille ma samuti siis nüüd juba 11 aastat tagasi ehitasime, siis tunned, et nagu kuskilt on midagi puudu ja kohati tunned isegi tundsin ennast nagu süüdi, et et mis sa ikka tahad siin rohkemat, et ole rahul, millega ongi raske, et suhtes ei peagi olema kõik hästi ja kõigil on jamad ja kõigil käib mees vahel teise naise juures ja naine teise mehe juures, see on okei, kannata ära, küll see läheb mööda ja nii edasi. Mul oli nagu hakkas pea selles suitsema, et ei, see ei ole normaalne, et mis mõttes peab kannatama. Ehk siis miks ma seda räägin, on see, et alati me ei pea minema kuskile minu arvates väga sügavasse auku kukkuma, et hakata tegelema iseendaga. Et tegelikult võiks see asi ennem tulla ja see on üks minu suur eesmärk, ma arvan ka täna sellel webinaril, et sa saad nüüd ja praegu midagi juba teha. Just kui kõik on hästi, sul on kindel töökoht, kindel sissetulek, perekond, aga sa ikkagi tunned, et midagi on justkui rohkemat ja see on tegelikult okei, sest ongi midagi rohkemat. Ja võib-olla killuke saan ma teile täna siit ka näidata. Ja täna ma siia, kui ma nüüd räägin, ma pikin siia sisse ka selliseid enda näiteid, et võib-olla esimene asi, kui mina alustasin 2,5 aastat tagasi postdoktori õpinguid, siis oligi see minapilt kõige suurem teema, sest me kõik tahame midagi saada, me tahame kuskile jõuda, me tahame kuidagi ennast tunda, midagi saavutada. Me ajame seda edu taga ja see on jumala okei, sest et meie ajuehitus on ka selline, et me tahame seda edu elamust. Aga no kuulge, kuskilt maalt on selles suhtes piir, et kui kaua me seda taga ajame ja rahulolematud oleme. Ja mis siis esimese asjana ma leidsin, on see, et rahulolu tuleb minu enda seest. Et kui mina ise ennast tunnustan ja ennast imetlen, siis saavad ka need asjad, mida ma teen, hoopis teise tähenduse. Ja ma sain väga kiiresti aru, et see, kui ma olen enesearengu teel ja juba esiteks tean, mida ma soovin, ongi üks suur edu tunnus. Et mitte see, et ma olen midagi teinud ära, see tulemuspõhine, vaid see, et sa juba praegu siin webinaril oled, see, et sa tead, mida sa tahad, sa astud iga päev neid samme, vahet pole, kui vahel läheb 2 sammu tagasi, aga sa saad ikka selle suure sammu edasi astuda. See juba võikski luua edutunnet. Aga me ei suudagi sellest ennem aru saada, kui me ei saa aru, kuidas meie ise toimime üldse. Ehk siis üks suur asi oli see minapilt. Ma olin 2,5 aastat tagasi tulnud ära oma palgatöölt, ma olin aeroobikatreener ja väga väikse sissetulekuga 300-400 eurot kuus ja hakkasin tegema harjutusi, minapildi harjutusi ja neid rahalisi näiteid ma toon mitte selleks, et uhkeldada, vaid näidata, kui sa ennast hakkad päriselt väärtustama, kuidas sinu väline elu ka muutub. Ma hakkasin tegema mingeid trenne, mida ma olin edasi lükanud. Kujutate ette, ma olin ühel koolitusel käinud 4 aastat tagasi ja ma ei suutnud seda trenni teha, sest keegi ütles mulle, nii ei tehta ja kes see ikka tuleb 35-minutilisesse trenni ja keegi ei jaksa nii intensiivselt teha. Ja kui ma hakkasin enda väärtust tõstma, saama aru, mis see minapilt on,
panin selle tunniplaan ja see oli väga populaarne trenn. Kui tavaliselt oli lõunatrennides mul 4 või 5 inimest, siis kunagi enam alla 10 ei olnud. Siuke tavaline oli 12-13 inimest. Ja siis ma vaatasin, kas see tõesti võib toimida, sest ma hakkasin ka personaalseid treeninguid tegema, millesse mul tavaliselt ka varem usku ei olnud. Issand, kes mina olen, aeroobikasaalis tehakse personaalseid tunde, ei, kes seda teeb, kes mina olen. Eestis on palju paremaid treenereid. Ja tegelikult ma kiiresti suurendasin 2 kuuga oma sissetulekut, põhimõtteliselt 3-kordistasin. Ja see on üks asi. Tulemus ei valeta kunagi. Et kui sa oled kuskil üritanud ja püüdnud midagi teha, aga sul on sama tulemus, siis järelikult tuleks korra seisatada ja vaadata, mis on see, mis sa teed, sest tulemus tegelikult ei valeta. Ja kui me nüüd tuleme selle mina-pildi juurde, see on selline esimene kogemus mul selle mina-pildiga. Kas sa, Signe, tahad vahepeal küsida või ma lihtsalt räägin? Ma just tahtsin tegelikult enne, kui sa rääkima hakata, jagada ühte lugu, mille ma kirjutasin tegelikult ka oma raamatusse Julgus luua muutus sisse. Ja see on selline klassikaline lugu, kuna meil on hästi palju naisi, ma ei tea, kas mõni mees on ka täna ära eksinud, ma ei vaata praegu kiiresti. Ehk et minu üks selline situatsioon olime 3 sõbrannaga koos ja siis on niimoodi, me teeme nagu selfit, nagu ikka, oli siuke tore hetk, head emotsioonid, jäädvustame seda head hetke. Ja tegime niimoodi vanadega selfit ja siis üks naisest ütleb, et vaatab seda pilti pärast, lappab neid muidugi väga palju pilte ja ta ütleb, et issakene, et mina olen nagu hall hiireke teie kõrval, et te olete nii kaunid ja nii ilusti meigitud kõike. Ja siis mina ei öelnud talle tegelikult mitte midagi, sest see on tegelikult tema enda lugu, tema lugu enda nägemusest, minu koer tegi häält, vabandust, et kuidas sina, Kai, seda asja nüüd kommenteerid, et naisterahvas, kes vaatab oma pilti oma telefonist, ütleb, et ma olen kole, ma olen halli hiireke, sina oled palju ilusam, et mis sa sellest loost välja loed? See on jah see, kuidas tema ennast näeb. Eks meil kõigil on ju neid hetki, et mingi päev sa teed ennast korda, paned ilusa kleidi, sa tunned ennast kui kuninganna ja teine päev täpselt sama meigi, soengu ja kleidiga, see on nagu issand, et kui kole ja mõttetu ma olen, eks. Et eks meil naistel sõltub palju sellest tsüklist ka kõik see, aga see ongi, ma arvan, see koht, mis sina räägid, ta võrdles kellegagi, eks. Et me hakkame hästi palju võrdlema, et kellel on nüüd pliiats ja paber, siis ma arvan, üks esimene pärl tuleb siit, et ma ei ole mitte see, mis ma endast arvan, ma ei ole mitte see, mis teised minust arvavad, vaid ma olen see, mis ma arvan, et teised minust arvavad. Ja suure tõenäosusega seda naist juhtis seesama, et võin sellega siia chati kirjutada. Et ma tean, et Signel on üks asi veel öelda tegelikult, et me ju küsime ka küsimusi ja me loosime midagi välja, et ma samal ajal saan selle chati kirjutada ja ma julgustan teid ka siis väga siia chati kirjutamas, kui ma küsin mõnda küsimust. Aga et ma toon ka kohe näiteid veel, kui ma hakkan rääkima ja siis te saate ka aru tegelikult, miks siis, kust see meil siis tuleb, et me esiteks võrdleme nii palju ja teiseks, miks me siis arvame, et olen siuke hall hiireke isegi ka siis, kui võib-olla me teeme ennast korda ja tõesti kuidagi ilusalt vaatame. Ja, aga ma tahangi siin öelda, nagu Kai saab võib-olla selle chati sinna kirjutada, et me tegelikult loosime Kaiga mõlemad välja ka enda poolt 2 auhinda. Mina panen mängu kõikide kommenteerijate ja oma julgete mõtete avaldajate vahele e-kursuse lõpeta enesekritiseerimine. See enesekritiseerimine on teema, millega puutuvad kokku kõik naised. Ja ma julgen öelda ka kõik mehed, ma küll ise mehena ei ole, aga seal tuleb siiski aeg-ajalt sellist nagu mustrit välja ja selle e-kursuse läbimisega tegelikult sa saad aru, milliste meetoditeks sa saaksid iseenda kritiseerimist lõpetada, suhtuda iseendasse kaastundlikult ja sõbralikult. Ja mina võin öelda, et mind ennast on see kursus ka päris palju aitanud ja päris palju ka teisi, nii et üks õnnelik saab selle ligipääsu iseendale ja teha siin tööd juunikuu jooksul iseenda kriitilise sõbraga, kes meie õlal või meie peas tihtipeale istub. Ja Kai poolt on siis, läheb loosi üks tunniajane selline coaching, ehk et Kai aitab siis sinule, teeb sinuga personaalse kohtumise ja aitab sul siis lahti muukida natuke nagu
sellist fookust seada just see, milleks sina täna just nagu toimetamas oled, nii et kaks auhinda lähevad loosi, ole julgelt oma mõtteid jagama, sest et sinu mõte võib olla inspiratsiooniks kellegi teisele ja iseenda mõtte lahti kirjutamine, selle lugemine võib teinekord viia sind hoopis uuele levelile ja uue mõtte juurde, nii et see on üks väga selge õppimise viis, nii et ja mina ütleks selle kohta, et julgus on see, mis viib edasi järgmiste sammude juurde, nii et ole julge. Aga Kaira, aga räägi siis, kuidas kui nüüd tõesti tahta startida selle minapildiga ja võib-olla me inimestele märkame, et see minapilt tegelikult ongi segane, sest et kui ma siin ise ka mingit vaatasin apika, et jälle on tulnud mingi kortsuke juurde, mis asja on ju. Ja siis, kui ma läksin mõni aeg tagasi peegli ette, vaatasin, et Signe, oi kui äge, sul on mingid naerumurrud siia tekkinud, on ju. Ehk see sisekõne on väga teadlikult muutunud aja jooksul positiivseks ja läbi muidugi väga-väga suure enesearengu teekonna, võin julgelt kohe öelda, ja lihtsam on olla. Nii et kuidas siis peaks märkama ja millest üldse alustada võiks? Esimene, nii tore näide sul, et esimene asi ongi tegelikult see, et saada aru, mis asi on see minapilt ja kuidas tegelikult see minapilt su elu juhib. Ja selleks siis, et osaleda loosis, ma küsin erinevaid küsimusi, et esimene asi, kirjuta mulle chatti, et mis see minapilt on sinu jaoks. Et ennem kui ma hakkan seda rääkima, ma tean, osad teavad rohkem, ma näen siin tuttavaid nägusid, tuttavaid nimesid, samas ma näen siin inimesi, keda ma pole varem näinud võib-olla oma webinaril või kuskil laivides, siis kirjuta chatti, mis see minapilt tähendab sinu jaoks. Sest alati esimene asi on oluline aru saada, millest me siis üldse räägime, et me saaks üldse üheselt aru sellest. Ja vaatame, mis siit tuleb. Arvamus endast, nägemus iseendast, hinnang iseendale, ettekujutus endast, kommenteerige kohe julgelt, et pärast me siit Signega loosime välja need 2 koolitust või see tunnjast coachingut minuga, mis ta ütles, nägemus endast. See on, mis minust on aastate jooksul silma ette ja sisemuses kujunenud. Enda tundmine nii heas kui halvas, see on põnev. Mulle meeldib siit Liina kommentaar ka, et see on üks lõputu lugu, kus ma tegelen ettevõtlusega, et ühelt poolt olen ma väga eriline ja äge ettevõtja, aga ise ennast ei pea väga selliseks nagu tugevaks ettevõtja, mis nüüd mina, eks ole. Ja ma arvan, see mis nüüd mina on selline ka klassikaline naiste kommentaar, mida ma ühelt poolt ka tehes väga palju naistega koostööd seda näen, et kuule, Kai on ju palju vägedam kui Signe, eks ole, alati mõtled, issake, kuidas ma küll saaks seesuguseks. See on niisugune täitsa tavaline mõtteviis, jah. Ja see on hästi hea Liinal siin niimoodi kirjutatud. Millisen ennast näen, usun, et minapilt kujuneb terve elu jooksul. Enda tunne seestpoolt ja väljaspoolt pluss teiste arvamus minust. Kuidas ma ise ennast näen ja samas ka, kuidas ma väljaspoole ennast teistele näitan. Siit tuleb mängu see persoonibrändi teema, sest ma eile just käisin ühe ägeda naisettevõtjaga lõunale ja mõtlesin, et Kadri, ma tahaks, et sa rohkem räägiksid, sa näitaksid, sest sinus on nii palju sisu ja see, kuidas me naistena jagame oma lugusid, oma nagu sellise autentseid ka läbipõlemisi või kukkumisi, siis see julgustab, on ju, nii et ma vähemalt andsin eile ühe naisterahvale küll jõudu, et tuleb oma sisu välja näidata, sest et muidu teevad seda need inimesed tihtipeale, kes tegelikult pole väga sisukad, on ju. Nii et ja sealt tekib inspiratsioon ja julgus teistel inimestel oma asju ellu viia. Aga Kai? Mis see minapilt siis on? Nii tore, aitäh teile, et te vastate, ega siin ei ole õiget ega valet. Aga minapilt on siis pilt sinust endast. Kuidas sina ennast näed? Kuidas sa enda kohta tunned? Mis sa arvad, kuidas teised sind näevad? Ja see pilt asub sul alateadvuses. Ja pane nüüd tähele, enamjaolt on see tegelikult täitsa vale, sest keegi on sulle öelnud, milline sa oled. Ja hea uudis on see, et seda saab muuta. Ja need näited, mis me siin rääkisime, et olen ettevõtja, teen häid asju, kõik seda näevad, aga ma ise ei saa aru, kui hea see on. Või et üks hästi hea näide on, ma pärast näitan seda raamatut ka, mis on selline minapildi A ja O minu jaoks.
et üks, kuidas nende nimed nüüd on, issa ma ei saagi öelda, kuidas ta, kes see kirurg on, kes teeb neid näoperatsiooni? Sa mõtled seda naisterahvast? Ei, ma mõtlen seda Maxwell Maltzi, et mul ei tule see sõnana praegu meelde, et kes teeb seda plastilisi ilukirurg, siis ütleme nii, nüüd ma saan öelda. Ja mida tema siis nägi, on see, et kui inimesel näiteks on ninaviltu või võib-olla on see sündinud selle lõhkise mokaga ja ta ongi selline kuidagi teistsugune võrreldes teiste inimestega, siis teda noritakse, siis see tõmbab hästi tema enesehinnangut alla, sest see on kestnud aastaid väikse lapsena. Ta ei julge inimeste sekka minna, ta ei julge rääkida, sealt tuleb kohe mingi reaktsioon, ta tahab ennast peita. Nüüd ta läheb, laseb selle näo korda teha. Ja täpselt selline nagu teised, selles mõttes ei ole enam, ei jää mingit armi siia, oletame, kõik, ma ei tea, see nina on otse või mis iganes iluvigas on, aga ta ikka on häbelik, ta ei julge minna teiste ette, sest ta enesehinnang on madal. See ongi see minapilt, ta võib olla väliselt korras, aga tema näeb ennast ikka sellena, et teda noritakse, ta pole piisavalt ilus. Ehk siis, kui ta nüüd ei tee selle iseenda sisemusega tööd, siis ta jääb ikka häbelikuks. Ma arvan, et see näide ütleb nagu hästi palju. Ja kui palju tegelikult me seda maski endale ette paneme, et me läheme kuskil näitame, sest et seal seltskonnas on vaja sellist kaid, seal seltskonnas on vaja sellist kaid, siis päeva lõpuks ma olen nii väsinud, sest ma tegelikult ei tea ise ka, kes ma olen, sest mul on kogu aeg vaja seda heakskiitu teistelt. See on ka üks minu lugu, mida ma väga palju tegin ja see tegi mind väga närviliseks, kõik mu lapsed, mu laste isa, kõik said mu käest võtta, sest et ma olin iseendaga nii pahuksis. Ja et siit üks näide, et kui sa ikkagi oled päeva lõpuks väga väsinud, siis vaata üle, kas sa käid nende maskidega ringi. Ja nüüd ei ole vaja ajada sassi sellega, et meil ongi erinevad rollid. Ma olen ema, ma olen juhendaja, ma olen ettevõtja, ma olen tütar, õde, ma olen lihtsalt naine. Ja see, kui ma valin kuskil olla mingisuguses kostüümis lastega, olen ühtemoodi teie ees, ma ei tule ja ei hakka siin tegema samu asju, mis lastega, eks. Või kui ma lähen räägin oma emaga, olen natukene peale teises rollis, aga ma olen iseendana. Need ei ole maskid, need on rollid. Hästi tihti aetakse neid tegelikult sassi. Ehk siis, kes sa tegelikult oled ja siia juurde võiks küsida ka küsimuse, mida sa tahad. Sest kui sa tead, mida sa tahad, siis oleks hea küsida endalt, kes on siis see naine või mees, kes on selle asja saavutanud. Sest väga tihti, nagu ma kõige alguses ütlesin, tuleb meil puudu just sellest, et me paneme oma eesmärgi paika. Me hakkame selle poole liikuma. Jess, on minu elu ülesanne teha seda ja seda. Ja nüüd tuleb see edu, ehk sa tõesti hakkad saavutama edu sellel alal. Inimesed koonduvad võib-olla sinu ümber, näevad, kui hästi sa seda teed, aga su minapilt ei jõua järgi. Ja sul tekib hästi ebamugav tunne. Sa ei ütle endale, kui hea sa selles oled, sa ei tunnusta ennast, sa ise ei saa sellest aru, sa ei tõsta enda enese hinnangut tegelikult. Ehk siis, mis juhtub, on see, et me väga kiiresti võime langeda sinna vanasse tagasi. Ja see ongi see minapildist aru saamine. Ja et seda veel paremini aru saada, siis ma tutvustan sulle ühte raamatut, see on see minapildi raamat, võib öelda, Maxwell Maltz on autor. Mõtlemine muudab elu, uus psühhoküberneetika. Hästi paks raamat just sellepärast, et see on täis näiteid. See on igal leheküljel mingi näide, seesama Maxwell Maltz oligi see ilukirurg. Ja miks ma selle küberneetika teemas ja toon, see minapilt on nagu mingi juhtimisseade sinu sees, mis hoiab sind teatud kursil. Ja sellepärast on hästi oluline seda aru saada. See minapilt tekkis sulle lapsena, 0–2 aastaseni olid sa käss, mis võttis kõik enda sisse. Kui sa magad sügavalt öösel, kas sa saad siis otsustada? Kas sa saad otsustada, mis sinu elus toimub, mis nüüd, ma ei tea, vihma sajab, et nüüd paneks akna kinni ja nii edasi? Ei saa, sa magad. See 0–2 aastane laps on täpselt samas seisus. Ta on sellisel sagedusel, et tal ei ole mõtlemisvõimet. Ta ei mõtle, et teeks selle, siis selle tagajärg on see. Ehk kõik, mis meie ees teeme, tema võtab enda sisse, läheb otse tema alateadusesse. 6–12 aastane laps juba ise saab rohkem, meil on seal, mis asja vahele jäi nüüd, 2–6 aastane laps
on juba natuke teadlikum. Teate, need terrible twos on ju, need õudus 2-aastased, nad järsku saavad aru, et nad on eraldi inimesed. Oi, ma ei olegi siin osa oma emast või isast, eks, üldjuhul emast. Siis seal nad on veel väga suuresti need käsnad, kuigi nad juba ise väga palju tahavad asju teha ja katsetada. Ehk siis see mina-pilt tekib meile kogemustega, mida me oleme kogenud minevikus, mida meile on öeldud. Ja kui sa nüüd oled pannud eesmärgi paika ja liigud selles suunas ja näed, mis takistusi sa endale peas lood, siis selle kaudu sa saadki teada, mis lugu sa endale räägid. Väga paljud küsivad mu käest, kuidas ma ka ei tean, mis on mu see paradigma. Paradigma on sinu alateadvuses asuv uskumuste, mõttemustrite ja harjumuste kogum ja see takistab tegelikult meil edasi liikumast olemas see, kes me oleme. Mina-pilt on ka tegelikult üks osa paradigmast. Kuidas siis saada teada? Otsusta ära see vägev asi, mida sa tahad teha, hakka selle poole liikuma ja vaata, mis takistused ilmsiks tulevad. Need ongi need, mis sulle on tegelikult peale pandud. Ehk siis, kui me tuleme tagasi mina-pildi juurde, siis kuidas meid üles kasvatatakse? Kriitikaga. Sina küll seda teha ei oska. Sa ei ole seda ennem teinud. Kuule, kes sa üldse oled, et sina seda teed? Kuule, Kai, sa oled pärit Vändrast, väiksest kohast, 4-lapseline pere, mis eduõpetuste juhendaja sina siin oled, mida sina üldse sellest tead? Vaata Bob Proctor, ikka tema on 60 aastat seda õppinud, ta teab täpselt. Vaata, kui vägev Signe on, tal on nii just kodulehekülg, sa pole suutnud kodulehekülgegi teha, kes sa selline oled? Kes sa selline oled? Küsimus on üks kõige hullem asi, mis meid tegelikult tagasi hoiab. Ja tagasi tulles küberneetika juurde, siis kui sulle on pidevalt öeldud ühte ja sama asja, näiteks võtamegi Signe, talle öeldi ühe korra Signe, ta ei saanud aru, et see on ta nimi. Ma arvan, et isegi 100 korda, kui öeldi, ta ei saanud aru, et see on tegelikult tema nimi. Seda pidi kordama talle 1000 kordi. Ja nüüd, kui meile midagi korratakse pidevalt, meie peres küll nii ei tehta, meie perenaistel on ainult pikad juuksed. Meie peres tehakse, ma ei tea, seelikuga ei käi naised. Ei ole ilus eputada siin teistes. Kuule, pane nüüd suu kinni, ka vahepeal ma ei jõua su juttu rääkida. Mõtle, kui palju sul on seda kordatud. Ja sellest ongi saanud sinu sisse see nõndanimetatud kurss, mis hoiab sind mingil kursil, mingil suunal. Nüüd, mis siis juhtub? Sa tegeled enesearenguga, sa hakkad tegema lõpuks oma südame asja, saavutad võib-olla ka mingi positsiooni, mida konkreetsemaks sa lähed, seda rohkem pannakse sind kahtlema, seda rohkem sind võrreldakse ja kui sul see mina-pilt järgi ei jõua, siis sa kolinal kukud sinna tagasi, sest see ongi see küberneetika, mis hoiab sind teatud kursil. Sa võid suurendada kohati oma sissetulekut. Sa pead seda dieeti, lõpuks ometi võtad kaalus alla, lõpuks ometi sa käid trennis ja tuleb mingi tagasilöök, jääd haigeks või keegi tuleb, ütleb sulle midagi, võib-olla mingi õnnetus su perekonnas. Ja kui sa ei ole piisavalt palju korranud endale, et sa oled selles hea, mis uut harjumust sa lood, siis sa langed vanasse tagasi. See ongi see mina-pilt, mis hoiab siit teatud kursil. Ehk siis ma arvan, te kõik olete seda kogenud. Jess, nüüd ma hakkan trennis käima. 2 nädalat käid, tuleb haigus. Siis aasta pärast mõtled, huvitav, miks ma enam trennis ei käinud pärast seda haigust? Sest sul ei olnud kujunenud harjumust. Ja see mina-pilt juhib seda kõike. See juhib seda kõike, mis on su elus. Kui produktiivne sa oled, milline on su tervis, millistes suhetes sa oled, milline on su sissetulek. Me liigume natuke siia-sinna, võta see lennuk Tallinnast lendab Londonisse, ta hästi tihti kaldub kursist kõrvale, ta jõuab alati õigesse kohta kohale. Sama on ka meiega, aga me saame seda muuta. Sa saad seda muuta ehk hakates rääkima endale teistsugust lugu ehk looma endale teistsuguseid kogemusi. Ja tegelikult on see üks väga võimas asi. Aga ma küsin siia korra vahepeal, et saaks natukene seda chatti elavdada, et mis on üks asi sinu mina-pildi juures, mis hoiab sind edasi liikumast oma unistuste poole, mida sa nagu päriselt tunned, et sa tahaks teha, sa oled mingil põhjusel ka siin kuulamas seda. Üks omadus, võib-olla on sul 2, sa ei suuda ühte valida. Vaatame, mis siit tuleb.
rutiin, ei suuda siis rutiini hoida ja? Või segab see sõna rutiin? Sa võid Jaanika täpsustada. Uskumus, et ma pole milleski osav. Esinemishirm. Kirjutage veel. Ma tean, et naiste puhul on ka see selline perfektsionism on see, mis ka seda mina pilti kuidagi nagu tagasi hoiab ja mina ise vaatan ka, et olen selle perfektsionismi otsa mitu korda komistanud. Ma küll tean, et 5 tüdrukute aeg on ammu möödas, aga siiski ma tahan teha asju unikaalselt, eristuvalt, eriliselt. Ma teengi seda juba, sest minusugused inimesi rohkem pole maailmas, aga siiski ma otsin seda sellist nagu teistsugust nagu lähenemisviisi. Aga hea märgata, kui sa juba märkad, siis tegelikult kõike märkamist saab muuta. Nii ja see on kõige olulisem asi. Et tuleb hakata märkama. Ma vaatasin siin ühte kommentaari. Nii, see on ka hästi huvitav. Olen tundnud seda, et kardan edu või tundmatust. Unistused on suured, aga kui hakkan jõudma juba lähemale, siis hakkan vist kartma. Ehe näide. Marika kirjutab selle siin. Aitäh, et sa seda jagad. Kui palju ma näen ka enda klientidelt, kes on minuga 6-kuulises programmis, et tehagi seda püsivat elumuutust, siis kui ta hakkab nagu jõudma, ta saavutabki mingi osa eesmärgist, siis on vau, nüüd nagu ongi see käes. Ja see mina pilt ei jõua kohe järgi. Me nagu justkui hüppame natuke üle enda varju, sest sa hakkad nagu niimoodi näiliselt rohkem endasse uskuma, astud neid samme, aga kui sul ei ole nüüd seda tugigruppi, sul ei ole oma juhendajat, siis sa võidki laskuda sinna tagasi, sest mina pilt ei jõua nii kähku järgi. Et ma ise tundsin seda hästi selgesti, ma olen mitmeid kordi tundnud. Mis me võtame ühe näite, näiteks kui mulle esimesed kliendid tulidki sinna 6-kuulisesse programmi, siis ma ikka täiega värisesin, et kes nüüd mina olen, et mina neile siin hakkan seda rääkima. Siis teine tase selle koha pealt oli, kui mul oli järsku 10 inimest seal webinaril, sellel 6-kuulisel programmil, et kõik olid teinud ju mingi väljamineku nii rahalise, panustanud ka ajaliselt ja kas ma ikka saan anda piisavat infot. Nüüd üks viimati kogetud selline hirm edukusega, kus ma tundsin, et issand, see minapilt pole üldse nagu järgi jõudnud, oli maikuus, kui ma sain lõpuks Bob Proctori siseringi, mida ma 2 aastat tagasi olin endale eesmärgiks seadnud. Ja see tuli kätte, siis ma 2 päeva ma olin nagu vati sees, et kas tõesti ma olen seda väärt. Ja ainuke asi, mis nüüd sealt siis välja tõi, et mitte tagasi langemast, oligi see, et ma tegingi peeglis need harjutusi edasi, ma kinnitasin endale ja ma olen seda väärt, et ma olen see esmaklassiline juhendaja, ehk ma annan teile ka mõned harjutused siia lõppu kindlasti, aga see on ehe näide, miks ma selle Marika kommentaari siin võtsin, et meil ei jõua mina pilt järgi, kui me selle sammu astume. Ja siis me laskume enda süüdistamisesse, me oleme endaga karmid, me oleme enesekriitilised ja tegelikult oleks vaja lihtsalt neid harjutusi, seda toetavat keskkonda. Sa saad vahepeal oma juhendaja usku laenata. Ma täiesti võtsingi maikuus selle, et juhendaja võtsingi tema usud, ütleb, Kais on lihtsalt veel mina pilt jälle jõudnud järgi, nüüd jätkad ja ma arvan kuskil nüüd juuni 1. päev, mai viimane päev, ma tundsin, nüüd käis see klõks ja on kohe rahulikum nagu olla. Ehk sellepärast, ma arvan, sai see nii kiiresti jõuda järgi, et ma olen tegelikult 2,5 aastat tegelenud selle mina pildiga. Ja mulle meeldis üks vastus veel siin eespool, kui ma küsisin, mis on mina pilt, siis keegi vastas, et see on elukestev endaga töö. Sa võid siin ja praegu kohe otsustada, et mina pilt on see, millega sa eluaeg toimetad. Elu on pidevas muutuses, mitte midagi ei püsi sama ja kui sa tahad astuda edasi just sisemise arengu poolest, siis pole vaja öelda, et ma veel tegelen sellega, ma pole veel sinna jõudnud. Jah, sa oled juba jõudnud, aga sa kogu aeg tegeled nagu edasi. Ehk leida see tasakaal, et olla tänulik, olla rõõmus iga päev, samas sa astud edasi. Sest kui sa otsustad, et oot, ma veel ei ole seal ja mul on ikka vaja selle minapildiga tööd teha ja enesekindlust tõsta, see käib terve elu, vahet pole, kui ma alustasin 2 kliendiga, siis tuli 10, nüüd on mul juba 30 inimest seal webinaril. Palju teid tänasin on? Issand 114. Kui minul oli esimest korda Zoomis 100 inimest, mul oli jälle samm edasi. Ehk me kogu aeg
kogu aeg sa puutud elus sellega kokku. Isegi Bob Proctor, kes 60 aastat on tegelenud oma minapildiga, ta oli paar aastat tagasi ühtedel filmivõtetel. Mitte see Saladus või nüüd, mis tuli välja Science of Getting Rich film, vaid kus ta on iseendale, vaid ta seal mängis kedagi, ma ei tea, kas ta oli paavst või mingisugune kirikutegelane. Ja ta ütles, tal täiega tuli korraks hirmupiir, kes on tema, et ta läheb mingi Hollywoodi filmi, eks. Aga kuna tal on kogemus, ta sai sellest väga kiiresti üle, ta sai, saad mõistusega siis üle, aga see hirmupiir, vaadake enda vastuseid, kui palju on tegemist hirmuga. Kui palju on tegemist hirmuga, mis te siia praegu kirjutate. Et kui palju see tegelikult hoiab meid tagasi ja see on minapilt, mis on sulle lapsena peale pandud, mis lugu on sulle räägitud. Mida ma soovitan teha, on kirjutada lahti see, mis sind tagasi hoiab. Võta üks paberileht, pane siia miinusmärk, võta see võlukepike, see pliiat, see pastakas, nagu Signe ka ütles alguses, oluline see on. Ära kirjuta arvutisse, kirjuta paberile, kirjutusvahendiga. Pane miinusmärk ja kirjuta see hirm siia lahti. Kirjuta lahti, mis saab minna valesti, mis sa tunned, millest sa piisav ei ole. Siis võta teine paberileht, pane sinna plussmärk ja kirjuta, tee täitsa mehaaniliselt, vaata, mis sa kirjutasid negatiivselt, pööra see vastupidiseks. Ma ei ole piisavalt hea, ma olen piisavalt hea. Ma ei tea, kas ma saan hakkama, ma saan hakkama. Pööra täiesti vastupidiseks. Keskendu sellele plussile. Võta see miinusmärgiga paber, tebida väikesteks tükkideks või põleta ära. See ei vii hirmu ära automaatselt. Jumalasta hea, kui see saaks nii toimida, aga kahjuks mitte. See on sümboolne tegevus ja vahel peab seda mitu korda tegema. Aga see on viis, kuidas hakata endale teistsugust lugu rääkima iseenda kohta. On Signe, kas sa ka oled seda vahel teinud? Sa kindlasti oled. Sellist asjadele, vaata, kui mina räägin iseendaga sellist head lugu, et ma olen tubli ja ma olen ilus ja ma saan hakkama ja siis tuleb keegi minu sõber või kes iganes, kui ma ei tea, koostööpartner, Signe, lõpeta ära, et see ei ole ju sinu nagu amploa või see ei ole sinu kompetents, on ju. Et keegi annab sulle siis mingisuguse hinnangu ja siis mina hakkan mõtlema, et aga tõesti tegelikult, kes siis mina olen, et mina ikkagi ei saa sellist asja. Teine kord on hea näite, kui ma kirjutasin raamatut, hakkasin kirjutama, siis väga paljud ütlesid mulle, et Signe, kuidas sa seda oskad teha, sa pole seda varem teinud, et kes sa üldse selline oled, täiesti tundmatu naine. Ja et mis siis võiks teha? Kuidas siis peaks käituma, kui sulle tulevad neid nooli paremalt ja vasakult, et see mina pilt alles jääks, mis ma olen nagu väga pikka aastate jooksul üles ehitanud? See on hästi hea küsimus ja see on üks suur takistus ja ma olen sellega ise ka palju kokku puutunud, eriti kui ma hakkasin selle asjaga tegelema, siis öeldi, et Kai, neid coach'e ja mentoreid on nii palju. See oli 2 aastat tagasi. Nüüd on neid minu poole rohkem, eks, et sa pead ikka väga oma niši leidma ja issand, et selline asi nii pikalt kestab ja maksab nii palju ja siis ma kuulan seda inimest ja mõtlen, et issand, äkki tal on õigus, et tõesti, äkki ma ikka peaks natuke rohkem õppima, et ma ei saa kohe ikka välja kuulutada, et ma olen siin see mentor ja nii edasi. Ja lõpetame selle vestlus ära, istusime seal kohvikus, oli keegi tegelikult üks päris tuntud inimene Eestis ja ma tegelikult väga läks korda ta arvamus, siis ma lähen siit ära ja mõtlen, mida? See on ju minu unistus. Mina ei ole tema, mina ei ole see keegi teine, kes seda mentorlust teeb. Mina olen Kai, minul on maailmane sõnum ja minuni jõuavad need inimesed, kes peavad jõudma. Täpselt nagu mina, miks ma just valisin Bob Proctori või miks ma siin olen Signe webinaril ja nii edasi. Ja ma sain aru, kuna ma olin tegelikult juba pool aastat õppinud materjale, et ma olen unikaalne. Mitte kedagi teist ei ole nagu mina. Täpselt sama kehtib Merili kohta, Jaana, Marta, Liina, Lii, Marika, kes te siin olete. Mitte kedagi teist ei ole sellist, nagu sina oled. Mitte kedagi. Ja kui sellest lähtuda, siis me saame ennast distantseeruda selle inimese arvamusest. Ja mul on veel üks hästi mõnus lause selle kohta, et sina vastupidi, mina ei ole see, mis sina minust arvad. Sina oled see, mis sa minust arvad. Ja kui see inimene avaldab arvamust sinu kohta, siis vaata, kui palju tegelikult seal on teda ennast. Võib-olla tal hoopis juhtus midagi. Mul on üks näide, et siin märtsi alguses, ma arvan, see kuupäev oli isegi 12 märts, miks ma oli täpselt teada, et ma hullult venitasin selle video ilmumisega.
see pidi tulema veel 1. märts, siis märts kokkusin kohta, issand, kuidas mina sellise video teen, et mis värk on. Selline motivatsioonivideo ja hästi palju head kajastust tuli sellele, inimesed ütlesid täiega hea ja nii ja mulle hullult ise meeldis ja siis üks sõbranna helistab mulle ja ütleb, et kuidas sa võid siukse asja teha, sa hirmutad inimesi, see on jumala õudne. Mul tõmbas kõik seest õõnsaks ja ma olin nii lähedalt, ma võtan selle video maha. Ja siis me rääkisime temaga veel ja ma sain teada, et tal ühe sõbraga oli midagi hästi hullu juhtunud. Ta tundis tegelikult ennast hästi süüdi, et ta ei olnud saanud aidata. Ja tegelikult oli see, mida ta mulle rääkis, sest õnneks ma sain aru, et see ei ole seotud minuga. Vahet pole, mida ma teen, alati on keegi, kellele see ei meeldi. Kõige hullem on see, kui me tahame kõigile meeldida, siis me kaotame ennast ära ja me ikka ei meeldi kellelegi. Parem on olla sina ise, leida need kas või 3 inimest, kellele sa meeldid sellisena, nagu sa oled. Ja see on palju vägevam asi. Ehk siis ma sain aru, et selle inimesele endal oli midagi juhtunud ja see video lihtsalt käivitas seda. Ehk kui sina kelleski käivitad selle, et ta tuleb sulle oma arvamust avaldama, siis ole tänulik selle eest. Väga hea. Kuule, mis juhtus tegelikult sul, et sa sedasi ennast tunned? See ei ole tegelikult seotud sinuga. Ja mõtlen, kas selle kohta midagi veel öelda. Ongi tegelikult ennast distantseeruda, kui see inimene tuleb sulle ütlema ja kui ta hästi midagi pahandab ja lahmib, siis pigem küsida, et kas mulle meeldib hästi, ma sain selle lause mehe käest, kes ütles, et küsid lastele, ta õpetas seda, et kas sa oled enda arvates hea inimene ja kas sa oled sõbralik inimene, kui ta tuleb hästi hinnanguid andma. Sest me kõik tahame olla head ja sõbralikud ja võib-olla sealt saab kooruda hoopis midagi, mis temal juhtus. Ja võib-olla tal oli lihtsalt vaja ennast tühjaks rääkida. Sest te näete ka enda pealt, kui te olete pahurad ja annate hinnanguid ja ma ei tea, olete kodus kuidagi vingus, võib-olla töö juures jälle see asi ei meeldi, siis see tuleb sinu enda seest. Aga see inimene, kes tuleb sinuga rääkima, temaga on täpselt sama. See on ka tema enda sees. Ja selle minapildiga tegelemine on sellepärast hea, et sa saad enesekindlamaks. Tihti see näeb väljaspoolt, et see on ülbus. Kuidas sina, Signe, oled sellega kokku puutunud? Kui sa oled enesekindel, jah, ma saan selle raamatu kirjutatud, jah, ma teen selle kursuse, siis kuskilt keegi tuleb, ütleb, et eriti ülbeks läinud. Ja seda on öeldud ja, et ega see enesekindlus nagu tänapäeval võiks öelda, et see paistab välja või teised näevad seda justkui nagu arrogantsusena. Nii et samas ja mida ma tahan selle sama teema või teiste nagu arvamuste lõpetuseks ka öelda, et minu üks mõte, mida ma hästi palju ka iseendas olen tähele pannud, selle minapildiga tööd teinud, et ikkagi proovida vähem anda hinnanguid teiste inimestele, kui ma tegelikult tausta ei tea, ei kritiseeri, ei küsi, et Heike, ega sa ei tee ju neid grupi mentorlusi, sa ei tee mingisugust coachingut asja. No, juba küsimus on juba nii negatiivne, et inimene võib sellest juba nagu täiesti kildudeks kukkuda, eks ole. Ehk et minu mõte on see, et iga võiks panna endale kirja selle mõtte, et kuidas ma saan võimalikult vähe anda teiste inimeste ja teiste tegemiste kohta hinnanguid. Sest see on see, mis tegelikult lõhub, tekitab sulle endale segadust ja milleks on. Ja siis on see sama hea küsimus, et kas sa oled enda arvates hea inimene, eks ole. Et see just ja ma vaatan, mulle hästi meeldib ka, Kaja Kallas toob seda petja sündroomi tihtipeale oma kommunikatsioonis ka välja, et me naistena justkui nagu kogu aeg kardame, et äkki keegi saab teada, et äkki ma ei olegi piisavalt hea, on ju. Nii et tegelikult minul on alati see põhimõte, et kui ma lähen koolitust tegema või mingisugust esinemist tegema, siis mu põhimõte on alati anda endast maksimaalne panus. Ja kui ma olen ise endast andnud maksimaalse panuse, teinud hea ettevalmistuse, siis see on kõik, mis ma hetkel suudan anda. Ja mina ütleks selle kohta, et rohkem ma ei oska, on ja see ongi hästi. Ja kui tahad rohkem osata, siis sa õpid ja arened, eks. Sa annadki endast iga päev parima. Kui palju on ju naised ütled, et issand jumala eest keegi ei saaks teada, et ma näen ka täna tellisin lastele pitsa, et ma ei jõudnud ise süüa teha. Näiteks minul oli eile selline päev, et nad koolis seal sõid ja siis koju tulles üks poiss tõi kaasa kohvikust midagi õhtul, ma tellisin neile pitsa, sest mul oli nädalavahetusel seal Hiiumaal ikkagi selline tööpäev, kuigi ma olin ühel päeval internetist eemal, aga ikkagi ma tundsin, et oli selline teistsugune nädalavahetus ja siis mul on vaja võtta see päev puhkuseks
ja eile ma ütlesingi lastele, et täna me sööme pitsat, et me tellime selle, ma ei teinud midagi, ma ei käinud poes ja ma lihtsalt lasin endal vahepeal olla, sest me peame vahepeal ka puhkama. Aga see ei tähenda, et ma olen ju halb ema või see, et kui sul on kodus korraks asjad laiali või see, kui sa töö juures nüüd kohe ei jookse teiste järgi. Et see on tegelikult hästi oluline aru saada, mis on need sinu vajadused ja nende eest nagu seista. Ja kui meil juba tuli jutuks alguses tuli ka see ülbuseks, et see enesekindlus tegelikult mitte sellel tasandil, et sa lähed üle laipade. See on alati on hea olla aus, alati on hea olla otsekohene, aga ka armastav. Kui sa armastav jääb sealt välja, siis ta võib olla pigem ülbus. Et sa oskad väljendada ennast enda koha pealt. Just see hinnangute andmine tulebki tihti mängu. Ma toon kohe ühe näite siia veel, aga enne veel ütlen, et kui keegi siit puutub palju kokku, et näe, minule nii palju antakse hinnanguid. Palun vaata, kui palju sina tegelikult hinnanguid annad. Kas ütled välja või mõtled. See kõik tulebki sulle ringiga tagasi ja see on tegelikult hästi huvitav asi, mis ma kunagi ise avastasin. Jah, ja ma arvan, enamus teist ütleb, ja ma tean ju seda. Aga siis sa ikka lähed ja annad hinnanguid edasi nii kaua, kui sinule antakse hinnanguid igas asjas, mis sa teed, nii kaua see tuleb sulle. Et sellepärast, miks ma ka siia neid näiteid olen toonud, mis mulle on hinnanguid andnud, ongi see, et ma olin ise üks mega suur hinnangute andja. Näiteks vahepeal ma ei saa mõndade teatud inimestega enam koos istuda, sest et terve küla võetakse läbi, kes mis kuskil teeb, mul on nagu, ma ei jõua seda kuulata, räägiks sinust endast. Kujuta ette, et see energia, mis sa paned selle tähelepanu, mis sa suunad, et mis keegi teeb, kui hästi ta teeb, kui sa suunaks ise endale. Kui sa suunaks sellele, et mida mina saan teha, et liikuda edasi oma unistuste poole. Kui palju saaks see kasvada. Sest see, millele sa tähelepanu suunad, see kasvab. Ja võib-olla oleks aeg hakata märkama neid vägevaid asju. Nii enda juures, kui ka selle teise inimese juures, et mida ta tegelikult teeb hästi. Ja siia tuli üks küsimus, et ma tahtsin selle koha pealt selle näite tuua. Enamus on siin vist tõesti naised, aga kui satub ka mõni mees vaatama, siis see näide võib kehtida ka vastupidi. Naine käib laulukooris ja oletame kell 6 teisipäeviti, 4 päeviti on tal laulukoori proov. Ja kui majas on 2-aastane laps ja mees peab selleks ajaks töölt koju tulema, naine on lapsega kodus ja mees jõuab 10 enne 6. Ja naine läheb, aga ta jääb alati 5 minutit laulukoori hiljaks, sest et lihtsalt selline distants on ja ma ei tea, talv on ja peab riided seal vahetama ja nii edasi. Ja siis ta ütleb, näed, sa tuled alati nii hilja koju, ma jään lauluproovi hiljaks, sa üldse ei hooli minust, sa ei hooli mu lapsest, annab hinnanguid, paneb parukas. Kas mees tuleb varem koju selle peale? Ta ei tule vast üldse koju, ta ei viitsi sellist jama kuulata. Samas käib see mees igal esinemisel. Samas see mees, ta tuleb koju 10 kuud, et naine saaks sinna lauluproovi. Ehk siis, mida see naine hakkas tegema? Ta ütles mehele, aitäh, et sa tuled koju, et ma saan minna lauluproovi. Kas sul oleks võimalik tulla 5 minutit varem, sest ma alati jään hiljaks, tead, ma sõidan natuke aeglasemalt autoga, kui sina libe on, ma seal veel kohmitsen, ma tavaliselt käin vetsus ka, sest me seal 1,5 tundi laulame ja ma jään alati hiljaks ja see segab teisi ja mul jääb nagu soojendus tegemata. Ehk ta mitte ei anna mehele hinnangut, et sa ei hooli meist, ta ju hoolib, ta tuleb koju. Lihtsalt palun tule 5 minutit varem ja ütle talle hoopis aitäh, et ta üldse tuleb. Sellised täiesti elementaarsed asjad, see on ka meil hästi tugevalt tegelikult uskumus, et miks ma ütlen talle, et aitäh, et ma ei tea, kütust pani, aitäh, et koju tuleb, aga täiesti elementaarseid asju hakka märkama. Esiteks hakka märkama enda juures, kui vägev sa oled. Siis sa suudad märgata teiste juures. Ja loomulikult, kui seda enese armastust on vähem, siis on vahel võib-olla lihtsam märgata teiste juures. Aga mis saab väga palju saatuslikuks ja mis ma arvan sai ka minu suhtele saatuslikuks, ma tagantjärgi näen, on see, et me ei oska vastu võtta, kui inimene teeb midagi meie heaks. Täpselt see sama laulukoori proovi näide, et mees tegelikult tuleb meile vastu. Ma ei oska ta näha, kogu tähelepanu on suunatud sellele, kuidas ma jälle jään hiljaks. Selle asemel, et öelda midagi seal teistsugust mehele. Et kui palju sa oskad vastu võtta, kui mees teeb sulle komplimendi või ta aitab sul midagi teha, võib-olla midagi hästi pisikest. Jälle mina olen siin köögis üksiden süüa, koristan peal vaatama, et laste asjad on korras. Aga kes toa soojaks küttis, aga kes sauna küdama pani, kes puud kuuri tõi, kes tööl käib. Ma ei tea, mis iganes, vahel on ka rollid vastupidi, ükskõik mis see on.
märka mingit pisikest asja. Ka seda, et laps võtab taldriku näppu viib ära, kui ta söögilaua ääres läheb. Ikka võib ju aitäh öelda. Sellised elementaarsed asjad. Et minu arvates on see väga oluline. Ja ma just tahtsin öelda, et sa Kai mainisid ka seda sellist tulemuspõhist nagu saavutamist ja seda minapildi nagu toetamist, et ma tean ka, et me ikkagi ühelt poolt kipume olema väga kesised märkajad oma saavutuste üle, mina kaasa arvatud ka, ma olen ka päris palju sellega tööd teinud. See, et ma olen püsinud ühe päeva oma planeeritud fookuses, see on päeva lõpuks väga suur saavutuse. Ja minu üks põhimõte on ka, et ma teen iga kuu endale PowerPointi sellist nagu kokkuvõtet oma kuust, oma tegemistest. Ja siis ma alati mõtlen, issakene, kui ma mõtlesin, et see märtsikuu oli nagu nii nagu madal energia kuu ja see COVID möllas ja kõik oli sassis ja mõtlesin, issakene, et see on nii nagu kehv kuu tuleb. Kui ma hakkasin kirja panema oma neid nagu märtsikuu tehtud tegevusi ja asju, teate, kui palju neid tuli. Ja tegelikult need andsid mulle nii palju hoogu minapildile juurde, mu enesekindlusele juurde, aga miks me ei märka neid, sellepärast, et me ei võta aega selleks. Nii et, aga tulles siia enda tulemuste põhise mina nagu pildi nagu toetamise juurde, et see on ka üks suur karikas, kuhu üks nagu org, kuhu me inimestena nagu põrkame, sellepärast, et me tahame kogu aeg saada nagu tunnustust väliselt, väliste mingisuguste tegemistega, üks esinemine, üks mingisugune tööandja tunnustuse. Ja siis justkui tundub, et ühe korraga järsku kõik see kaob ära ja siis mõtleb, ma olen täiesti mõttetud tšikk. Et kuidas siin peaks nüüd jälgima seda mängu, seda protsessi, et see väline tegelikult esmalt sisene ja alles siis väline ja kuidas see seos võiks olla siin see vahel? Et tegelikult see on täiesti loomulik osa, et me soovime seda tunnustust teiste käest. See on väga loomulik, seda ei pea kuskile nagu mõtlema, et ma ei tohi seda, et see on vale. Kõik, mis sa tunned, et sinu jaoks on vajalik, ongi õige ja ongi sul vaja. Aga nüüd, miks siis peaks keegi teine sind tunnustama ja väärtustama, kui sa seda ise ei tee? Kui palju me seda tunneme, et oma mees ütleb, oi jaa, sa näed selle kliidiga väga seksikas välja. Mis sina tead, sa oled ju minu mees, ma ikka tahan, et mulle seal see keegi teine ütleb. Aga tegelikult me võimegi jääda seda kuskilt väljast ootama, kui me ise ennast ei tunnusta. Siit saab mul jälle üks näide tulla, kui ma hakkasin endaga peeglis rääkima, imetlema oma keha, siis ma küsingi enam järsku oma kaaslase käest, et kuule, kas ma ikka olen ilus, sest et ma olin mitu kuud läks möödas, mõtlesin, issa, ma pole küsinud, muidu ma ikka iga õhtu märkama ja ütlema. Ehk siis täna enda keha selle eest, et ta on terve. Et sa liigud, et sa näed, et sa kuuled, et sa räägid. Ja see, mis Signe veel ütles, et miks me siis ei tunnusta ennast. See ongi see programm meie sees, see ongi see minapilt, see ongi see paradigma, keegi just küsib ka paradigma muutmise kohta, sest meid ei ole õpetatud teisiti tegema. Meid ei ole õpetatud teisiti tegema, aga sa saad seda muuta. Mida rohkem sa teadlikult hakkad tähelepanu pöörama headele asjadele, kuigi sa tahaks öelda, et jälle on nõud laua pealt viimata, vaid öelda, kui ilusti te täna taldrikud olete tühjaks söönud. Kas said kõhu täis, kuidas sa tunned ennast, et pöörata teadlikult, täitsa natukene vahel võib-olla sundida, et mida sa näed head, et see muutuks automaatseks. Me käitume 95% automaatpiloodi peal. Me oleme sedasi üles ehitatud. Ja nüüd, kui see, et me vingume ja ei näe asjades halba ja iseennast ei tunnusta ja väärtusta, ei vii meid edasi, siis tuleks seda muuta ja seda saab muuta korduste teel. Ehk valli küsimus, vastus sinu küsimusele, et ainult mõtteviisi muutusest jääbki väheks, sest tegelikult sama paradigma, see, kuidas sa ise ennast näed, mida sa endast arvad, see juhib isegi seda, mida sa julged üldse mõelda, siis tulekski muuta seda paradigmat. Ja see ongi see, mida ma tegelikult aitan inimestel teha, sest seda peab tegema ise. See tundub nii lihtne, lihtsalt kordan, hakkan teistsugust lugu rääkima, aga sinu alateadvus tahab tuttavlikku, ta tahab seda, millega ta on harjunud, nii et kui sa hakkad endale teistsugust lugu rääkima, siis see on alguses ebamugav ja me tahame minna sinna mugavustsooni tagasi. Ja selleks on vaja enda ümber neid inimesi või on sul vaja juhendajat,
ja see on see, mida teeb Signe, mida teen mina, et hoidke kokku, aidake üksteist, las sul sõbranna vahepeal peegeldab sulle. Mul on hea sõbranna Heike, kellega me koos oleme asju teinud, et vahel ta ütleb, Kai, mis lugu sa nüüd räägid? Jaa, et noh, üks asi on, sa analüüsid üksi, aga sa saad üksi jõuda teatud maani. Sa ei saa ju teada seda, mida sa ei tea, eks? Sa tead ainult seda, mida sa tead. Ja see teine inimene, see juhendaja saab sulle näidata, et äkki on ka mingit teist viisi. Nii et see paradigma on minu jaoks olnud üks võtmesõna ja see on ka tegelikult see minapilt, kuidas sa ennast näed. Me vist hakkame nüüd lõpetama. Ja ma tahtsin öelda, et Kai tead muideks, kell on juba 10 kohe saamas, nii et ma nagu näen, et päris palju mõtteid ja arvamusi on tekkinud siit ja mulle hästi meeldis see mõte, mida mina ütlen ka sellise nagu enesejuhtimise, enesearengu kohta, et see on protsess, on lõputu, see on pidev töö, mina ütleks selle kohta, mulle hästi meeldib öelda, et me räägime ennastjuhtivast inimesest, kes juhib ennast siis, kui sul on madalseis on käes, et sa justkui nagu saavutad selle saavutaja mõtteviisiga, et sa kogu aeg tegeled mingisuguse asjaga, et inimene ei saa kuidagimoodi valmis ja kui ma näen ka, põrkan siin kokku väga ägedate ettevõtte, kes tõesti, kellel on suured meeskonnad ja kellel on nagu, ma ei tea, suured käibed ja mis iganes, siis ka nendel on täpselt samasugused probleemid, nii et kuidagimoodi ei ole inimesed nagu keegi parem või nagu ka kuldusikas suus sündinud, vaid me kõik tegelikult oleme ühtemoodi inimesed ja me põrkame kokku samade teemadega. Lihtsalt on väike erinevus võib-olla see, et kes kui palju viitsib selle iseenda minapildiga häkkida. Ja mina võin öelda, et minu sellist minapilt on hästi palju aitanud lahti murda, kui palju potentsiaali on sees ja sellist nagu mõttemustrit nagu paika loksutada just nagu sellised sportlikud ekstreemsused. Et võib-olla on see sinul ka mõte, et kuidas sa saad leida endale selle koha või tegevuse, kus sa saad oma mõtteid märgata, kus sa saad mõelda, kuidas sinu uskumused töötavad seal peas nii-öelda. Et see on see mõttekoht võib-olla, aga meil on nüüd kaks loosiauhinda, mis lähevad loosimiseks. Teeme nii, Kai, et mina hakkan siit mõnusalt ülevalt poolt ketrama ja siis sina ütled mulle lihtsalt stopp ja teeme nii, et ennem loosime sinu auhinna välja ja siis loosime minu auhinna. Et esmalt Kai ja siis Signe. Nii, mina hakkasin ülevalt poolt mõnusalt minema ja see, mille peale nool jääb, see saab endale siis Kai auhinna tund aega coachingut koos Kaiga. Ja, stopp. Nii, ja auhinna võitis Liis Kasekänd. Palju õnne, Liis. Palju õnne, Liis. Ole hea, kirjuta signeventsel.ee, siis ma viin sind Kaiga kenasti kokku ja siis saame edasi liikuda. Aga teeme nii, et nüüd Päriselt ja, Liis ei usu ja räägime tund aega korra sinust, räägime sellest, mida sina soovid ja mis on takistused ja saan anda sulle näpunäiteid. Nii, teine auhind. Ma tulen siis seekord hoopis tagantpoolt ettepoole, siis on nagu põnevam nii-öelda. Nii, läks teele. Stopp. Ja minu auhinna siis ehk, et lõpeta enesekritiseerimine e-kursus võitis Birgit Simm. Nii et palju õnne, Birgit. Palju õnne, Birgit, sulle. Väga kihvt saad teha tööd oma sellise ka minapildiga ja selle kriitikuga, kes meie peas ja kuklas vahel istub. Mina ikka kutsun neid nii-öelda nagu kuratikesed heas mõttes. Aga Kai, mul on üks mõte veel, et kas sul on üks või kaks mõtet, mida sa tahaksid veel lõpetuseks öelda või mis ei ole nagu puutumata kuidagimoodi, et... Ma korraks vastangi selle küsimusele siin ka, et mida kõigepealt teha, kui siis see võrdlemine tekib, keskendu iseendale, pane korraks need klapid pähe, saa aru, et sina ei ole tema, kellega sa võrdlema hakkad ja keskendu, mida sina hästi teed oma tugevustele. Ja et me seda saaks teha, siis tegelikult see ongi see sama minapildi siis ütleme muutmine ehk kirjuta üles oma eesmärk, mis on see, mida sa soovid teha, kus sa soovid olla aasta pärast, võib-olla 2, võib-olla 5 aasta pärast ja küsi endalt, milline on see naine, milline on see mees, igaks juhuks ütlen ka, ma ka täpselt ei tea, kas siin on mehi vaatamas, kes on selle eesmärgi saavutanud. Sa ei saa mitte seda, mida sa tahad, vaid sa saad seda, kes sa oled. Ja mida kiiremini sa hakkad selle inimesena käituma, seda tundma, selle inimesena mõtlema, seda kiiremini sa sinna tegelikult jõuad. Ehk sa saad seda, kes sa oled. Ja
lubasin veel siia ka harjutust anda. Üks on see peegli ees, et sa oma keha vaatad ja täna, et me rääkisime ka miinus-pluss harjutusest ja teine või siis nüüd juba kolmas harjutus võiks olla ka see tunnustamine iga õhtul. Sa pesed hambaid. Ma pean kihla, et te kõik pesete õhtul hambaid, käite korra seal ja ütle endale 3 asja, mida sa päeval, mille eest sa ennast tunnustad. See võib olla ka midagi, mis sa jätsid tegemata. Võib-olla sa tahad saada kaalus alla, et täna ma jätsin šokolaadi söömata. Täna ma jätsin õhtu näksid ära. Täna ma läksin, tegin selle jalutuskäigu. Täna ma käisin trennis. Täna ma olin laste vastu lahke. Mingi pisikesi asju tunnusta, ütle lihtsalt endale peegli ees ja loo see harjumuseks. Et sul ongi uus harjumus ja kui sa selle seod selle hambapesuga, mida sa niikuinii teed, niimoodi on meil kõige parem neid uusi harjumusi luua. Ja ütle seda ka oma lastele, kes on emad, oma kaaslasele, tunnusta neid mingi asja, mida ta tegi hästi. Ja see võib olla nii imelik alguses, kui sa seda pole kunagi teinud. Kui minu ema-isaga hakkasime tänusid ütlema, nad täitsa hakkasid nutma, kui lapsed neile ütlesid nii siiraid asju. Sest me ei ole harjunud nagu seda kuulma. Ja keegi küsib ka minapildi kursust. Mul algas eelmine nädal minapildi restart, mida Kati Suuni programmi järgi juhendan. Kui kedagi huvitab, kirjuta, sinna saab veel paar inimest võtta, et eelmine nädal oli selline sissejuhatav kohtumine. Aga minu tegevisi saab vaadata siis Kaioja Consulting on selline lehekülg just. Kodulehekülg on veel valmimisel. Ma ei ole nii kaugel kui Signe kodulehega. Mul on seal oma minapildi teema, see on päris huvitav. Aga selline grupp on mul nagu väärtuse võimendamine Kai Ojaga. Tervist, kes avastab? Linda avastas veel. Ja et seal siis ma jagan ka selliseid nippe ja asju aega-ajalt. Et olete oodatud. Ma just tahtsin, et sina alati, Kai, kas sina oled ka suur kirjutaja? Ma ikka kirjutan ja ma kirjutan iga päev. Mul on vahel paberikesed, siis on mul mitu kaustikut täis ja mina kirjutan ka tänusid igal hommikul. Ja mina just, mul on praegu käsil see Olen ise enda bossi 100 päeva fookuse märkmik ja just ka kirjutasin siia üles ühe mõtte, kus ma käisin täna hommikul jooksmas, et lihtsalt imeline suve hommik ja lihtsalt patt on praegu hommikuid maha magada ja panin kirja, et ma nii nautisin tänast hommikujooksu ja olin sellest väga tänulik. Just see mõte ka, et ma sain ise joosta ja ma tunnen tegelikult enda sees nagu ülimat nagu rahulolu, siukest nagu tunnet, nii et ja, aga ja tahtsin veel öelda sellist asja ka, et kohe me ka lõpetame, et on meil minu veebilehelt signeventsel.ee leiab e-kursused, edukas enesejuhtimine. Väga paljud inimesed on seda iseseisvalt läbinud ja ma tean, et seal on väga palju häid mõtteid ehk et praegu ka täitsa sellise erisoodushinnaga. Siis lõpeta enesekritiseerimise kursus on olemas ja mina kui eludisainer tuleb ka üsna peatselt välja. Nii et mina ütleks selle kohta, et kallid, head, ägedad tänased veebiseminaril osalejad. Suvi on ülimalt hea aeg võtta endale aega ja teha tööd iseendaga. Et selles mõttes puhkus on ka tähtis, aga praegune energia ja praegune päik annab meile võib-olla nagu võimaluse kas varem ärgata või hiljem magama minna, mis iganes nii-öelda, aga ärge palun pange oma unistusi praegu suvekuudeks riiulisse seisma, vaid vastupidi, andke nendele hoogu juurde, õppige e-kursustel, lugege raamatuid, tehke mastermindi grupi põhimõtteid, mingisuguseid muid eesmärke elluviimiseks. Nii et olge ise enda bossid, olge ennastjuhtivad inimesed ja mulle alati meeldib mõelda, et me justkui tahaksime alati nagu mingisugust muutust näha. Ma tean, et mu mees muutuks, et mingi valitsus muutuks ja läheks kuidagi paremaks. Aga minu põhimõte on ikkagi see, et olla ise üks äge muutus ja olla ise heaks eeskujuks teistele, siis tegelikult muutuvad päris paljud asjad ka ümberringi sinu keskkonnas. Nii et julget muutust ja julgust tegutsemiseks ja teadlikku aega ikkagi iseenda arengutegevusteks. Me paneme kirja alati pika to-do listi, mida peab tegema tööpäeva jooksul kõik ära. Aga tee to-do list ka omale suvekuudeks, mis on sinu jaoks, sinu minapildi jaoks. Nii et aitäh Kai sulle, aitäh kõigile osalejatele. Ma panen selle tänase veebiseminariga blogisse ülesse, saab järgi vaadata ja siis juba uute kohtumisteni ja tegusat suve kõigile. Aitäh sulle, Signe. Minu arvates sa teed nii vägevat asja. Mul on väga hea meel, et me oleme nüüd siin kohtunud. Signet saate vaadata ka pühapäeva hommikukohvis, kus sa käisid veel Heikega rääkimas.
ja minu arvates sa teed nagu nii vägevat asja, see brändingu teema ja kõik need e-kursused, mis sul on, nii et täiega vinge, et me oleme nüüd ka kohtunud, mul on hästi hea meel. Et jätka samas vaimus ja soovin sulle ka imelist suve. Aitäh. Ja kõigile teistele aitäh. Ja väga.